Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Elas oli üks kuningas kord ühel kaugel kuningamaal ja oli sel kuningal seal valge võrvatud kuningasaal ja oli sel kuningal veel purpurpunane kuningarüüm, kuid kurb oli kuningameel ja see olnud kuningasüüm. Nii nuttis see kuningas seal oma kuningamaal, oma trooni peal, et märg oli saal. Kuid kurb oli kuningameel, sest keegi ei hoolinud tast ja õige harva sel maal poiss kõndimas vähemalt last. Lapsed hoopiski enam ei tea, kus on kullane kuningamaa ja meeles nad enam ei pea kuldkrooniga kuningat ka. Nii nuttis see kuningas seal oma kuningamaal, oma trooni peal, et märg oli saal. Uudiseid koduvabariigist. Tere, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Marek Strandberg ja Ainar Ruussaar alustavad Keskpäevatundi. Seda mitmele põlvkonnale tuntud kuningalaulu, mille esitasid Robert Linna ja Ivo Linna, oli täna paslik mängida, sest nädalaid oodatud Vladimir Putini ja Donald Trumpi kohtumine Laskal ei toonud kaasa oodatud muutust. Täna ilmselt peab nutma Ukraina president, sest nagu ütlesid laulusõnad, keegi ei hoolinud tast. Ja sellele maa lapsed ei tea enam, kus on kullane kuningamaa. Kuningas Trump peaks ka Valge Maja valgeks võõbatud kuningasaalis purpurpunase kuninga nokamütsi all mõne pisara veeretama, sest tema lubadused lõpetada sõda Ukrainas on muutumas anekdoodiks. Muide, Alaska kohtumine käis, kui Venemaa ründas droonidega Sume kesklinna turgu ja koolimaja Ukrainas. Turgu ja koolimaja, mitte sõjaväebaasi. Ja selle kõige taustal on Trumpi väide, et sõja lõpetamise kokkulepe on nüüd Ukraina valitsuse ja sealse presidendi teha. See on isegi mitte hale naljakas, vaid isegi natuke solvav. Igatahes algas see kohtumine provokatiivselt, kui Vene välisminister kandis kirjaga SSSR särki ja lõppes mitte millegagi läänemaailma, eelkõige Ukraina jaoks. Lõppes Venemaa jaoks sellega, et mingeid lubadusi sõja lõpetamiseks Ukrainas me ei kuulnud. Kõige hullemat muidugi, mida enne kohtumist üritati võrrelda Müncheni kokkuleppega 38 või Jaltaga 45, siiski ei sündinud. Pall veeretati sõja lõpetamiseks justkui Ukraina juhtkonna väljaku poolele. Ja siin on nüüd mitte ainult huvitav, vaid erakordselt oluline jälgida Euroopa riikide ja Eesti hoiakuid, eks ole? No me olemegi olukorras, kus põhimõtteliselt võrrandi lahendus, mis seisneb selles, et Euroopa riigid peaksid, mõnes mõttes me oma maal, toimuvasse rohkem sekkuma, see lahendus jõuab aina rohkem ja rohkem sinnapoole. Ma nüüd ei ütle, et ameeriklased pragmaatiliste inimestena ja ühiskonnana nüüd täiesti Ukraina toetamise tagant ära lähevad, eks neilgi ole vaja relvi müüa, aga põhimõtteliselt vähemalt see kokkuvõte, mille Trump tegi ja seesama sinu kirjeldatud palli veeretamine, ilmselt seda tähendabki, et kuulge, võtaks nüüd ikkagi nagu kõik asjad kokku ja lahendaks selle küsimuse igasuguste agadeta ära, ehk asuks Ukraina taha,
varustaks ta suure hulga relvade, laskemoone ja kõige muuga ja aitaks neil tõepoolest venelased nende maadelt välja kihutada, sellepärast lootus, et keegi teine teeb midagi, nii nagu see Euroopa riikides omavahel kogu aeg on, äkki nemad teevad, et nüüd on see pilt vist selgem. Mina panin endale kirja 2 olulist tsitaati, minu arust need väga hästi võtavad kokku, et mis seal ikkagi toimus. Esimene tsitaat on siis Trumpi tsitaat, there is no deal until there is a deal. Ja viimane tsitaat on siis Putini oma, millega siis lõppes see kohtumine next time in Moscow. Ehk siis sisuliselt 2 sellist olulist lauset on välja öeldud, üks loodab, et ikkagi ta saab jätkata seda diskussiooni, mis neil seal omavahel tekkis ja teine siis tunnistab ausalt ehk siis seda, mida nad ei ole saavutanud. Aga ma rõhutan seda, et me tegelikult suurt midagi praegusel hetkel ei tea, sellepärast, et see kohtumine ikkagi kestis rohkem kui 3 tundi ja me ei tea, et seal on olemas näiteks võib-olla mingisugused sellised kokkulepped, millest veel ei räägita. Sest et see tundus üsna pikk aeg, mille jooksul nad ikkagi istusid ja rääkisid mingisugustest teemadest. See, et mõlemad tunnistavad, et lihtsalt toimus fantastiline kohtumine, see veel ei tähenda, et nad kas või vee peal midagi kirjutasid. Seda osaliselt kinnitab ka see fakt, et ikkagi Zelenskiga ja Euroopa liideritega sai suheldud pärast seda kohtumist, küll telefoni teel, aga siiski pandi paika ka järgmist võimalikku kohtumist, ehk siis esmaspäeval Zelenski ilmselt lendab Ameerikasse ja talle tutvustatakse seda, mis oli siis suletud uste taga öeldud. Täpselt, nii et Zelenski on oma telefonikõne saanud, midagi on seal räägitud, aga see ei muuda laias laastus seda olukorda. Putin loomulikult võttis sellise tugeva propagandistliku võidu, mida ilmselt nüüd kõik võimalikud kohalikud Vene telekanalid hommikust õhtuni ketrama hakkavad, kui suur sõprus neil ameeriklastega on, sellepärast et kohaliku publiku jaoks on see kõik väga oluline ja Putin kõik need sündmused ju võttis väga osavalt enda kasuks, seal hulgas ka Nõukogude lenduritele selles samas sõjaväebaasis olevate haudade külastamise ja kõige muu. Nii et Trump lihtsalt tegi midagi, ilmselt KGB osava töötajaga oligi tal väga raske sammu pidada oma läbirääkimiste taktikas, nii et elame-näeme. Elame-näeme jah, aga kogu see algus oli juba selline välisminister Lavrovi pusa, eks ole, oli selge sõnum kogu maailmale, SSSR, Nõukogude Liidu taastamine geograafiliselt ei ole võimalik, aga ideoloogiliselt on see vähemalt Venemaal ju saavutatud või vähemalt ristteed selles suunas pööratud, eks ole? See vastab tõele ja selles mõttes Putin oma veidrat ajaloo, faktidele mittevastava ajaloo, sellise ideoloogilise ajaloo õppetundi ju selle sama koosoleku või kokkusaamise vältel ju korduvalt ka edastas, ehk et kui pikalt ikka rääkida, et vale on tõde, siis lõpuks usutaksegi ja tundubki väga normaalne kõik see olevat. Faktid heidetakse kõrvale, mis on sageli juhtunud. See on propaganda peamine võtta tegelikult, jah. Aga juhul, kui me nõustume sellega, et meil ei ole päris informatsiooni, mis seal siiski sai kokku lepitud, juhul kui sai kokku lepitud, siis vaatame neid detaile, sest et detailid muutuvad jube oluliseks juhul, kui päris informatsiooni ei ole. Ma panin tähele, et meil on üsna palju selliseid väikeseid asju, mida alguses reklaamiti, et justkui nii või naa toimuvad, aga tegelikult neist ei olnud absoluutselt asja. Näiteks esimene asi on see, et pidi toimuma kohtumine tête-à-tête nii-öelda üks ühele, ehk siis Trump koos Putiniga istuksid maha, seda koheselt alguses öeldi, et enam ei ole päevakorras. Siis pidi toimuma ka laiendatud kohtumine, ehk siis mitte ilma asjata sinna on lendanud tohutult palju erinevaid nõunikke ja abilisi ja siis pärast seda esimest kohtumist 3+3 pidi toimuma ka suuremas formaadis kohtumine, seda ei toimunud. Siis ei toimunud ka seda pressikonverentsi, mida ka reklaamiti, sellepärast et tegelikult on kombeks, et ajakirjanikud saavad esitada omapoolsed küsimusi. Sealt visati isegi ajakirjanikud välja minu meelest. Aga see oli algne, esmane kohtumine, pärast kohtumist pidi olema jällegi laiendatud pressikonverents ja siis seda ei juhtunud ja presidendid ei vastanud küsimustele.
Omaette tegelikult teooria, mina arvan, et see oli lihtsalt see pressiga kohtumine on nii valus teema Venemaa presidendile, sellepärast et me nägime ju, et siis kui tema lennuk maandus ja siis kui esimesed küsimused nii-öelda lihtsalt karjuti välja ja need küsimused olid nii valusad ja ta ei ole harjunud sellega, et tema ajakirjandus mitte kunagi sellist initsiatiivi ei näita, et lihtsalt õhust tuleb mingisugune küsimus. Kõik küsimused on kontrollitud ja nüüd järsult keegi võib küsida ja online'i lendab sinu vähemalt miimika, kui mitte vastus. Et sellepärast ma arvan, et tema palve ilmselt oli, et seda ei toimuks pressikonverentsi, siis muidugi oodati ka tulemusi, me juba ütlesime, et neid ei tulnud ja 5, mis on ka väga oluline punkt, mida reklaamiti enne seda kohtumist, on lõuna. Tegelikult see, et lõuna ja nii-öelda ühist mingisugust mahaistumist ei leidnud aset, see on väga märkimisväärne, ma arvan, et isegi võib olla detailidest kõige olulisem, sest et viimane kord täpselt sama olukord oli president Zelenskiga, et kui ka lõuna aega ei saanud nad veeta koos, küll see kohtumine oli hoopis teiste emotsioonidega, aga siiski fakt, kui selline on oluline, seda ei toimunud. Ja nüüd siis miks ei toimunud? Ilmselt midagi läks ikkagi mitte päris kava järgi ja kas siis Venemaa presidendi kava järgi või siis Ameerika presidendi kava järgi, see on väga tõenäoline, mis sa kõneled ja loomulikult olid sealt teemale hoitud kõik sellised korralikud kaikamehed, nagu näiteks J.D. Vance, kes oli ju Zelenskiga kohtumisel kohe nagu valmis sellise tubli koerana haukuma Zelenski peale, mõnitama teda Trumpi jalajälgedes ja nii edasi. Loomulikult seda ei saadud seal kohapeal lubada, ehk et peab ütlema, et mõnes mõttes oli kõvasti tööd tehtud, sellepärast et see Trumpi selline ebakindlus ja sõnade otsimine ja nagu tal kombeks on, et kui midagi on ikkagi väga nihu, siis ta kiidab taevani oma vestluskaaslast, tont teab mis pagana läbirääkimisvõtete ja kogemuste põhjal, aga jah, ega ütleme nii, määramatust oli kehakeeles ja kõiges muus väga palju, usaldamatust päris palju, sellepärast et ka ju nende samade joogiklaaside peale, juhin tähelepanu, oli videos näha, et sinna on pandud katted, et keegi ei saaks sinna mürki puistata või midagi. Ja tõepoolest detaile jäi väga palju silma, aga tegelikult Eesti jaoks on ikkagi väga selged sõnumid, mida sealt Alaska kohtumiselt olgu need tulemused siis millised või kui väikest tahes saime, me hambad ristis, peame jätkama investeeringuid kaitsekuludesse, riigikaitses laiemalt, see on väga selge, aga nii, et see oleks läbipaistev, arusaadav, põhjendatud ja ka mõõdetav. Muidugi peame me jätkama Ukraina aitamist kõikvõimalikul moel relvade, moonaga ja selgelt kindlasse kohta suunatud rahaga, aga mis veel on minu meelest üks väga oluline asi ja mida nüüd Eesti ja Eesti lähimad liitlased, Läti, Leedu, Poola, ka Soome peaksid igal ja kõikvõimalikul juhul oma NATO partneritele korrutama on see, et NATO kaitsekulud peavad tõusma 5%-ni ja siin ei tehta enam järeleandmisi, olgu kas või tegemist Hispaania-suguse riigiga. Lihtsalt need peavad tõusma ja ma arvan, et see võiks olla asi, mida vähemalt ajakirjandus Eestis võiks jälgida, kas kõik Eesti poliitikud, kes kohtuvad oma NATO kolleegidega moel või teisel, nõupidamiste laua taga või kuluaarides selle küsimuse tõstatavad. See on väga oluline. Õige, sellepärast, et ega see ladinakeelne sentents, et civis pacem parabellum, tahad rahu, valmistu sõjaks, kehtib nüüd veel enamgi pärast seda ebamäärast kohtumist ja ma loodan, et see arusaam ikkagi pisitasa vast jõuab sellel lausel endal on tõenäoliselt mingisugune üle 2000 aasta vanust juba ja seda on kogu aeg kogetud inimeste puhul, aga loodetavalt see jõuab ka mingit moodi inimeste teadvusse, sellepärast et ja riikide teadvusse niimoodi, et ikkagi lõpuks mingi kännu tagant lahti saadakse, iseenesest võib öelda, et Saksamaa tänaseks, Soome, Rootsigi ja Suurbritannia, isegi Taani on ju täiesti korralikult oma kaitsealaste otsustega ja ka Prantsusmaa tegelikult juba toimima hakkamas. Nüüd lihtsalt küsimus on see, millal see muutub üle euroopaliseks.
NATO Euroopa tiiva teemaks ja loota ju võib alati, et inimesed on mõistlikud ja ega see on ainuke asi, mis meid päästab. Ja praegusel hetkel tundub, et pärast kahe riigi presidendide kohtumist ikkagi anti järjekordselt seda sama meie jaoks valusat signaali, et Euroopa on justkui nõrk. Sellepärast, et me võime omavahel justkui leppida kokku ja me siin nagu midagi omavahel justkui räägime läbi ja siis alles siis anname teile, eurooplased, teada, et mis on meie visioon. Et selles mõttes, et see on üsna ebameeldiv signaal meie jaoks. Samas ma vaatasin ka, et kellega siis täpsemalt suhtles Trump pärast seda kohtumist. Seal oli Briti liider, Saksamaa, Prantsusmaa ja siis Euroopa von der Leyen ka oli nagu selles telefonivestluses kaasatud. Aga põhimõtteliselt ta väldib ju seda Euroopa ühist mudelit käsitlemist. Ta tahab iga riigiga eraldi rääkimist. Ja siit tuleb tõdeda, et minu jaoks on üsna valus ka see, et näiteks Kaja Kallasega ei olnud otsest mingisugust ei praeguse kohtumise kontekstist, vaid üleüldist sellist märgavat sidet ja siis ju siis ka see meie lootus, et ka meie nagu selle konkreetse persooni kaudu paistame rohkem silma, et võib-olla, vähemalt aasta tagasi me siin kõik rääkisime sellest, et võib-olla selle kaudu ka Eestil on nagu suurem positsioon maailmaturul, see tegelikult ei vasta absoluutselt tõele, et pigem nagu me peame pingutama selleks, et paistma silma selleks, et oma eesmärkidest täpsemalt läbi rääkida ja võib-olla tõepoolest kõik nagu kahe riikide vahelised suhtlused, kokkusaamised on muutunud tunduvalt olulisemaks. Eesti peab tegelikult minu meelest ikkagi astuma veel jõulisemaid samme, ma mainisin seda NATO kaitsekulude tõstmist, aga ka siseriiklikult tegelikult. Minu meelest see diskussioon erakätesse lubatavate tulirelvade lihtsustamise üle peaks ikkagi edasi jätkuma, et ma arvan, et see oleks üks võimalus Eesti kaitsevõimet suurendada, täiendada ja nii edasi. Teine on see, et Eesti peaks olema üks neid riike, kes kinnitab väga selgelt ja üheselt valmisolekut saata oma missioonisõdurid Ukrainasse ühtede esimestena, juhul kui tekib mingisugunegi kokkuleppe, mingisugusekski vaherahuks, see on ka väga oluline poliitiline samm. Ja kolmas, millele ma tahan rõhuda, on see, et Eesti peab igat moodi suurendama kaitsetööstuse arengut Eestis. See on täiesti selge. Just, mis tänasel hetkel ei juhtu ega juhtu, seda asendad... sa oled natuke liiga... Kuule, ettevõtlusvabadus on ettevõtlusvabadus, seda ei saa juhtida sellisel moel, teeme mingisuguse pargi ja laseme inimestel sinna tulla, aga äkki nad ikkagi selliseid ohtlikke relvi ei teeks, kuna see on ohtlik. See on täpselt see sama asi, ettevõtlusvabadus on see, mis toodab kaitsetööstust. Kui ettevõtlusvabadust ei ole, kui seda asendatakse kõik võimalike imetegevustega, kaitsetööstuspark ja muud siuksed kaitsetööstuse arengukava järgnevaks 5 aastaks. Come on, andke inimestele vabadus, tellige nendelt relvi ja nad toodavad neid. Aga kui Trumpi juurde tagasi tulla, siis Trump ju utiliseerib seda Henry Kissingerile minu meelest omistatud, kuigi ta ise ütles, et teda ei võta seda omaks, aga talle meeldib see seisukoht, mis puudutab seda, et kui on vaja helistada ühele või teisele inimesele maailmas, et siis näiteks Inglise kuningale või kuningannale, siis ta teab telefoni, aga kui on vaja helistada Euroopa Liidule, siis kellele ta helistab? Ja Trump täpselt seda sama Kissingeri põhimõtet ju kasutabki, et Euroopa Liidu riikidega eraldi rääkida on lihtsam kui nendega koos rääkida. Mis ütleme on kivi natukene Euroopa Liidu kapsaaeda, aga mõnes mõttes see ju on nagu jälle küsimus, mis tuleb ilmselt paljude muude asjadega ka üles, et mida siis Euroopa Liidu kõrged esindajad tegelikult esindavad ja mis on nende voli ja mis on nende mandaat. Ja see küsimus kerkib aina sagedamini ja sagedamini
eriti sellises pingelises maailmas aina uuesti ja uuesti. Ja nagu me panime tähele, Trump üsna palju need kivisid juba meie kapsaaeda on visanud, Euroopa kapsaaeda ma mõtlen. Aga kui nüüd vaadata ka veel neid detaile, vaadake, meie siit vaatame pigem nagu seda olukorra läbi uudiseid, võib-olla ma ei tea, kes millist kanalit on jälginud, mina eelkõige BBC kaudu vaatasin, aga põhimõtteliselt ka meie ajakirjandus oli suht piiratud. Muidugi sa vaatad seda Ameerika allikate kaudu, on olemas veel ühed allikad, on olemas Venemaa kanalite allikad, ja siin me oleme nüüdseks tänaseks üsna piiratud oma ressurssidest, sellepärast, et me ise keerasime neid kõike kinni. Juhul, kui me saame midagi kasutada, siis sealt viimasel ajal avaldub üsna huvitav jälgimiseks, võib-olla panen siin jutumärke, huvitav jälgimiseks pilt, sest et nemad võtsid seda kohtumist absoluutse triumfina ja mis on ka nende jaoks oluline, et Putin sai rõhutada kõike need olulisi jutupunkte, mida ta kodus võttis kaasa. Ehk siis sisuliselt ta rõhutas seda, et Ameerika ja Venemaa on naaberriigid. Rõhutan ka seda nüanssi, et ta ilmselt oli otsustatud niimoodi, et see on nagu loogilisem tema jaoks lennata Ameerikasse läbi Venemaad, ehk siis peatusega Magadanis, et mis on meie jaoks ka huvitav, aga selles mõttes on arusaadav ja puht juriidiliselt ja eurooplaste jaoks eriti arusaadav nüanss, aga siiski, et see, et ta rõhutab seda, et ta on ameeriklastega naaber, siis ta rõhutab seda, et nad on toetanud teineteist teises maailmasõjas. Teise maailmasõja kontekst oli oluline, sest et nagu sa juba, Marek, suurepäraselt ütlesid, et kohe pärast kohtumist ta läks kalmistule ja pani sinna nagu neid lilli siis 14 siis sõduritele, kes on aastal 43 on seal hukkunud, kui ma midagi sassi ei aja. Aga ka veel olulised nüansid, et ta kohtus ka kohaliku Vene õigeusu kiriku juhiga, kinkis talle ikooni, ehk siis ta käis läbi kõike neid olulisi tema jaoks nagu mingisugused sellised sõnumid, mis tema auditooriumile on olulised, ehk siis uuesti ajalugu, võimsus, imperialism, imperialism küll mitte sõnades, vaid oma käitumises, me oleme suured, me suudame kahekesi leppida kokku ja siis kiriku nüanss ja siis nagu see, et meid võetakse vastu, ehk siis sisuliselt meiega suheldatakse ja Ukraina on kuskil üldse tagaplaani. Ja see on hästi kauge maa. Pange tähele veel ühte huvitavat asja, et selle käiguga siis üle Beeringi väina muutus Ameerika poliitika venelaste jaoks mitte läänesuunaliseks, vaid idasuunaliseks poliitikaks. Ehk see on revolutsiooniline kokkusaamine kuskil lääne poolkeral, aga ajab Venemaa täiesti puhast idapoliitikat ja on nagu märgiliselt selle uuendanud. Loomulikult me võime öelda, et oma olemuses ei muuda see midagi, kui nad jäävad kaabakateks, milles meil ei ole põhjust ilmselt kahelda, siis nagu lõpp on ikka selline, nagu lõpp oli ka Saksamaa, Natsi-Saksamaa nii-öelda koalitsioonile teises maailmasõjas. Võib-olla tuleb see kokkuleppe vaevalisemalt nüüdses maailmas, aga ma arvan, et see lõppkokkuvõttes ikkagi tuleb. Kuidagi see asi lõpeb jah, ja Valge Maja peremehe suust tuleb hommikul ühtesid lauseid ja õhtul teisi lauseid, aga elame näeme, teeme siin väikese pausi.